sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saate vaatajad. Nagu öeldakse, ilu ei seisne täiuslikkuses, vaid julguses olla sina ise. Just selles mõttes kantuna alustame oma tänast saadet ning võtame fookusesse kooli lõpetajad. Hästi riietatud mees jätab juba enne mulje, kui ta üldse midagi ütleb. Milline võiks välja näha üks soliidne mees kauni naise kõrval? No tegelikult klassikaline meesterõivastus kui sellise majakana on ülimalt hea, sest et hea stiil ulatub kaugemale kui ülikond ja tähtpäevad ja üritused, et hästi riietatud mehel on kindel kvaliteet ja elegants ja härrasmeheslikkus, mida ta hoiab igapäeva riietuses ja sinna alla käib kõik pintsakud, püksid, polod ja kingad ja selle riietuse kohta teadmine, kuidas neid õieti kanda. Ja meie suvekollektsioonis on just see, mis on meeste smart casual igapäeva riietus, et sul oleks hea, lihtne omavahel kokku sobitada ja olla alati igas ruumis top 1% ja olla kõige stiilsem mees ruumis. Aga räägime nüüd ka lõpetajatest. Milline on üks hästi valitud ülikond lõpupeoks? No lõpetamistega on väga huvitav see, et see on tihti noormehe elus just tema esimene päris korralik ülikond ja ma ütleks selle puhul kõige tähtsam on see, et see esimene kogemus oleks fantastiline hea, et sellele noormehele lõpetajale päriselt meeldiks, sest et sa lõpetad kooli, sa said väga suure asjaga hakkama, et see oleks ka sellel päeval siis tunda ja su esimene kogemus selle ülikonnaga ei pea olema tumesinine või must, ta võib olla see, mis sulle päriselt meeldib, et sul oleks hea kogemus ja hea lõpupäev. Suvi on ka ju pulmade aeg. Kuidas valida see elu kõige tähtsam ülikond? No see kõik algab sellest, et kus su pulm toimub, mis kleit on ja mis teie pulma selline üleüldine meeleolu ja värv on. Aga see on tõesti mehe kõige tähtsam ülikond ja me tihti näemegi, et inimesed, kes muidu võib-olla ei läheks sellist mõõduteed, siis pulmaülikonnaks tahetakse alati võtta mõõduülikond, mõõdukingad, teha, et see ülikond on tõesti päriselt sinu. Ja meie kui eksperdid pulmariietuse alal, mida me oleme tuhandeid peigmehi juba aastaid 30 aastat rietunud, siis igale peigmehele me leiame selle õige ja korrektse komplekti, mis jääb talle eluks ajaks meelde ja sobima. Teadagi on Kauri ju stiilimaja. Mida see ka ikkagi täpsemalt tähendab? Just nimelt Style House, sest siin samas teisel korrusel on meil särgimeistrid, rätsepad. Koha peal on meil töötavad stilistid, et just sulle pealaest jalatallani, detailideni panna paika sinu stiil, sinu garderoob, ükskõik mis puhuks või mis vajaduseks sul seda vaja on, et sa näeksid alati super välja. Ja kõik on teretulnud tuttuma meie uue suvekollektsiooniga Rüütli 28 Tallinna vanalinnas. Uks on alati avatud, tulge läbi. Be smart! Kooli lõpp on elu üks kõige meeldejäävamaid hetki ja loomulikult soovib iga tüdruk tunda sel päeval end kauni ja enesekindlana. Kätlin, mida soovitad tüdrukule, kes otsib seda ühte ja õiget kleiti, aga ei tea, kust alustada? Ja eks ongi keeruline, sest et me kõik oleme niivõrd erinevad ja kuna sa just ütlesidki, et see on nii meeldejääv hetk sinu elus, siis sa paratamatult tahad, et see on perfektne ja see perfektsus on see, mis tegelikult tekitab selle õudsuse sinna juurde. Mina isiklikult soovitan kas või selle kleidi juurde vaadates, et võtta midagi, mis ei ole nagu liiga trendilik, et oleks natukene selline pehmem ja kergem, et vahel on lihtsalt see, et minnakse nagu nii üle võlli ja siis tekibki see hetk, et kui see on see päev käes, siis sa saad aru, et see ei ole sina ise enam. Ja selle kleidi puhul on minu meelest veel eriti hea ka see, et see ei jää nii-öelda üheks päevaks. Just. Ja lihtne on ka see, et siia saab ju alla panna ka pükse ja igasuguseid shortse, et tegelikult on see, et need noored tegelikult oskavad ju nii hästi stiliseerida. Et sa saad ju väikeste vimkadega muuta õhtukleidiks, päevakleidiks. Aga millistele detailidele võiks siis lõpukleiti valides tähelepanu pöörata?
Ja no siin on taaskord see, et mood on meid jälle nagu meeletult hästi aidanud, et sellel hooajal siis on juurde tulnud narmad, et narmastega on jälle hästi lihtne tekitada siis selliseid huvitavaid liikuvaid detaile ja sel aastal on ka kindad, et ma ei tea, minu arust oleks päris lahe minna mingi minikleidiga ja tõmmata sinna juurde siuksed väga luksuslikud kindad. Kuidas on lood aga trendidega, kas need kehtivad ka lõpuriietuse puhul? No muidugi kehtivad juba puhtalt värvide tõttu, et kui minnagi kas või eraõmbleja juurde, siis tema saab need kangad, mis on ju moes. Ja moes on erksad, pasteelsed toonid ja just mitte nüüd pasteelsed selles mõttes, et beežid ja valged, vaid pigem just sellised maha tõmmatud erksad toonid, et siin on näha jälle sellist kombinatsiooni ja hästi vinge on see, et see hooaeg me paneme kokku hästi sellised huvitavad värvid omavahel, mida sa võib-olla esialgu üldse ei mõtlegi panna, et siin on taaskord see, et see väike roosa jookseb siit läbi, aga tegelikult on siin nii palju toone, mida omavahel kokku panna. Ja just ongi siin räägitudki, et ma ei tea, roosa ja roheline omavahel kokku panna või siis roosa ja punane. Kätlin, aga mis sina arvad sellest, et kui lõpupeole minna näiteks pükskostüümiga? 2 käega poolt. Ma ise olen üldse kõige suurem selline pükskostüümide fänn, et minu jaoks annab nii palju rohkem variatsioone. Et mu enda üks lemmikhoid ongi just see, et sa paned näiteks sellise pehme triiksärgi ja juurde siia püksid. Ja siis tegelikult me ise oleme siin ka mõelnud selle peale, et kui sul on näiteks minikleit, et siis sa võid ka selle alla panna pükse ja erinevat viisi kanda. Ma näen, et sul on siin stuudios väga palju huvitavaid mustreid ja ma saan aru, et ka sellel hooajal on see siis väga suur trend. Ja, et sellel hooajal on sellised barokilikud mustrid olemas ja lilled on ju iga kevad alati tulemas. Ja sel hooajal siis me olemegi just meelega valinud sellised hästi erksate toonidega lilled, et oleks selline lõbus mängida. Aga need, kellele mustrid ei meeldi, siis sel hooajal on ka olemas sellised erilised lõiked, et siuksed puffis suured kohevad lõiked, et nendega saab igatepidi mängida ja ei pea valima siis seda värvilist mustrit. Lõhn on see, mis loob meeleolu, talletab mälestusi ja on osa meie isikupärast. Helen, millist parfüümi soovitad koolilõpetajale, et see päev jääks meelde ka lõhnana? See on hea küsimus, sest et tõesti lilled närtsivad, šokolaad sööks ära, aga parfüüm jääb seda ilusat päeva väga kauaks meenutama. Ja täna on lihtne parfüüme tegelikult ka kingituseks valida, sest me valime parfüümi meeleolu või isiksuse järgi. Näiteks tüdrukule, kes armastab suve, päikest, on näiteks replika Chasing Sunsets, mis on selline mango ja valged lilled. Või siis tüdrukule, kes armastab midagi sellist puhast, et on siis seesama, mis minu käes on Good Girl Jasmine lõhn, mis on siis selline jasmiini ja musku selline. Ja muidugi sellised puhtad lõhnad, see clean girl aesthetics on praegu väga-väga moes, ehk siis see puhta tüdruku esteetika. Siin on Hermesil on Jardin sur la mer on siis lõhn, mis on siis selline justkui soolase merevee puudutus sinu nahal. Siis näiteks Briti, ütleme siis lõhnamaja, mis on ka nagu lõhnamaailma Rolls-Royce on Creed, millel on Wild Vetiver, mis viib meid dekadentliku inglise aeda. Või näiteks ka tüdrukule, kes armastab puhtust, vaikust, Molton Browni Tea Ceremony on siis selline hästi mõnus ja see sobib ka jagamiseks muide see parfüüm väga hästi. Ja poistele, meestele mina pakuksin näiteks praegu lõhna, mis on sellisele tegusele noormehele, et tuleb temaga kaasa hommikust õhtuni kohtumistele, trenni, teidile, Givenchy Gentleman Sport Society. Ja võib-olla siis muidugi ka klassika Jean-Paul Gaultier Le Mal Bleu on siis uus selline lavendli baasil lõhn, mis on siis kindlasti ka jätkuvalt väga-väga populaarne. Ja muidugi tüdrukule, kes armastab puuvilju ja sellist magusust, siis on näiteks Jean-Paul Gaultier Divine Couture, mis on selline makroonine, et tahaks kohe ammustada seda kandjat. Ja Juicy Couture'i Just Moi, kes on tüdruk, kes on selline mina ja veel kord mina, et selline pirni, natuke selline bubblegum lõhn.
ja selline üks trend on veel post-workout scents, et need on siis peale trenni ja lõhnamaailmas on ka siis selliste skinification lõhnadest, mis on siis selline nahahooldus parfüümides, et me siin on Guerlainil siis Prantsuse luksusilumajal on sellised lõhnad, mis on siis ütleme nii, et seal on mikropärlites parfüümid koos lilleveega ja need niisutavad nahka ja valmistavad siis ette juba järgmisteks lõhnarituaalideks siis selle kandja naha. No ja muidugi vanillipõhised lõhnad on alati moes, et näiteks Calvin Kleinil on tulnud välja lausa 3 Euphoria Elixir siis erineva vanillitahuga parfüümi. Nii et lõhn on ka väga hea lõpukingiidee, et kui teate, millist lõhna siis kingisaaja võiks oodata ja seda välja selgitada on väga hea näiteks tulla kaubamajja ja lõhnaosakonnas siis konsultantidega natukene konsulteerida. Viimaste aastate trend on defineeritud näojooned, kus üha enam hinnatakse selgeid jooni ja pingul nahka, kuid tihtipeale on antud protseduurid väga kallid ning mitte alati kõigile kättesaadavad. Brigitte, sul on väga ilus sile nahk. Mida sina oma näoga teed? Aitäh sulle kõigepealt, et nii nagu ma hoolitsen enda keha eest, teen LPG-d ja teen kehale endosfääri, siis nüüd on kätte jõudnud pidude aeg, lõpetamiste aeg ja pulmade aeg ja minu kindel rutiin enne peole minekut on teha ka oma näole siis, ma teen maske, aga ma teen alati ka endolifti, et erinevalt kupust endolift kuidagi tõstab tõesti selle näo üles ja viib vedeliku välja, mis tahes vanuses sa oled. Et kui sa oled naine, kes natukenegi paistetab, enne pidu endo ja tegelikult ka peale pidu kindlasti endo, et sa märkad seda vahet väga. Ja kas ma saan aru, et need tulemused on ka sellised nagu pikemaajalised, et need jäävad püsima nahas või ma ei tea, et sa teed selle protseduuri lõpuni ja sul on juba paari tunni pärast jälle kõik vajub kokku, et mul on keeruline hinnata, et ma teen ikkagi LED-maski ja endot igal hommikul, endot natukene harvem, et ma võib-olla ei lasegi seda tulemust kunagi käest ära, aga seda ma küll märkan, et viimase aasta jooksul, kui te vaatate võib-olla mu vanu pilte, te näete, et mu näonahk ja kuidagi need jooned on tõesti defineeritumad. Aga kuidas sa seda siis ikkagi kasutad, et ma ei tea, paneme äkki selle siis tööle? Jaa, ma ütlen kohe kusjuures kõigepealt, et tehke muidu teie siis enne meiki, aga praegu ma näitan meigiga ja juuksed kindlasti kõrva taha, et ainus asi, mis siia tekib, ma tean, mul sõbrannad kõik kasutavad ka, et siia juuksed ei tekiks, siis kindlasti pange juuksed eest ära ja hästi loogiline on see, et sa lasedki nagu minna nagu vastupidi vaata, et me kõiki asju alati me meigime alt üles, naised, gravitatsioon 30+, me tahame kõike viia alt üles ja mina teen siis siit, eks ju, ja erinevad tugevused on ja siin ongi, et kui väga sa vajad seda, et kindlasti peale pidu tehke number 3-ga. Ütleme, et tegelikult siin on taimer ka peal, et minut-paar ühelt poolt nii kiiresti ja ma soovitan kindlasti, et tehke üks pool ära, filmi samal ajal ja siis sa näed seda vahet, et ma ütlen tõesti, et me müüsime ikka kohe sadu, sest inimesed nägid seda vahet, vaata. Brigitte, ma näen, et siin laua peal on üks selline metallkuulikeste kotsik, mis asi see on? See on siis uus lisand endole, mis on veel tugevam, veel efektiivsem, et nii nagu kavid ja kõik muud tooted lähevad ajas ainult paremaks, efektiivsemaks, täpselt samamoodi ka endoliftiga ja kasutamine täpselt samasugune, et paned lihtsalt selle otsiku peale, mis on väga tore tõesti on see, et kellel on juba olemas, saad väga-väga väikese raha eest endale uue osta ja täpselt samasugune kasutamine ja näiteks võib-olla naised, kellel on veel siit double chin, eks ju, topeltlõu eesti keeles ja käed, siis saate kõike sellega üle teha, et ma arvan, et see on aja küsimus, millal kogu kehale juba. Kõik Norden Beauty asjad töötavad ja selle suve kindel kaaslane igal pool, reisil, maakodus, kus iganes. Ja kõik Norden Beauty tooted leiad nordenbeauty.com ja kasutage lisasoodustuse saamiseks koodi hooaeg.
sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Suvi pole enam kaugel ja see tähendab, et puhkust aeg ongi kohe käes. Aga on inimesi, kellele reisiga kaasneb suurem ärevus või iiveldus. Liina, millised on aga toimivad lahendused neile, kes tahavad siis reisida nii-öelda rahulikum enesetundega? No mina olin päris ausalt täpselt selline inimene, kes tohutult ootas oma reisi, aga samas tekkis ikkagi väike selline ärevus, sellepärast et ma teadsin, et vahet pole, kas ma lähen laevaga, kas ma lähen lennukiga, kas ma lähen autoga, bussiga. Iga kord kaasneb sellega iiveldus ja oksendamine. Kuni paar aastat tagasi ma juhtusin sellise seadme otsa nagu siis Relief Band, mis on iiveldusvastane seade. Aga mul on kohe küsimus, et kas tegemist on siis meditsiinilise seadmega või see on alternatiiv? Ei, ta ei ole alternatiivmeditsiin, ta on ikkagi selline teaduslikult toimiv tõestatud seade, mis siis edastab sellist väikest elektriimpulssi läbi siis sinu kesknärvisüsteemi. See seade, see masin suhtleb sinu kehaga ja läbi siis aju antakse kõhule kehale edasi sõnum, et rahune maha, ei ole vaja iiveldada ja see päriselt toimib ja mina olen seda kasutanud 5 aastat nii enda peal kui ka oma laste peal alates vanusest juba 2 aastat ja iga kord 100% see seade toimib. Ma ei ole mitte ühtegi korda viimase 5 aasta jooksul ei iiveldanud ega oksendanud, mis on minu jaoks täielik ime. Aga milliste nii-öelda iivelduste puhul see siis veel toimib? Absoluutselt kõikide iivelduste puhul. Rasedusiiveldus, medikamentidest tulenev iiveldus, keemiaravi iiveldus. Vahet pole, millest see iiveldus on tekkinud. See seade, Relief Band, ravib iiveldust. Ärevusega on ka üks selline huvitav asi, nii nagu merehaigus on selline, kuidas ma ütlen, rahvapärane väljend iiveldusele, siis on veel üks rahvapärane väljend, mis väga paljusid reisiselle just häirib ja see on lennuhirm. Aga kui me nüüd vaatame selle sõna lennuhirm taha, siis hirm ongi tegelikult ärevus, isegi halvimal juhul siis paanikahoog, mis tuleb inimesele suletud ruumis, kus ta tunneb, et tal ei ole kontrolli, tal tekib ikkagi selline sisemine suur ärevus ja vot selline väike seade nagu Calm Me ehk siis rahusta mind on samamoodi nagu see Relief Band, teaduslikult tõestatud toimiv seade, mis edastab väikest elektriimpulssi suheldus sinu kesknärvisüsteemiga ja saates seeläbi infot sinu ajule, et jällegi kõik on korras, rahune maha ja see töötab ärevuse, paanikahoogude ja samuti ka unetuse korral ning seda on tegelikult, olgem ausad, väga mugav igale poole kaasa võttes. Ta on nii pisikene, et ta mahub sulle absoluutselt igale poole ära ja mõlemad seadmed on taaslaetavad. Aga kui kiiresti siis on seda tulemust tunda? Ma võtan nüüd endale kätte, ma panen selle tööle, kuna ma nüüd reaalselt tunnen seda tunnet, et ma olen nüüd maha rahunenud. No inimesed, kes seda kasutavad ja neid on juba päris palju, ütlevad, et see oleneb nüüd sellest paanikahoost, sellest ärevushoost, mis sind tabab. Mul omal väga-väga hea sõber ütleb, et kui on selline keskmine ärevushoog, siis see seade mõjub 5 minutiga. Aga kui on ikkagi suurem paanikahoog, siis võib võtta natukene rohkem aega, seal 10-15 minutit, aga ta aitab. Ja kas seda võivad kasutada ka näiteks lapsed? Ja absoluutselt, eriti just sellised lapsed, kellel on siis hüperaktiivsus, et aga seda hüperaktiivsust, ATH, just nimelt seda ka siis võtab maha. Ja et ilus muretu puhkusereis oleks veelgi lihtsamalt kättesaadav, siis nagu ikka, hooaja saate vaatajatele pakub relief.ee veebipood sooduskoodi hooaeg, mis annab 15% soodustust kogu poe sortimendilt. Järgnevalt räägime teemast, mis saadab meid terve elu ning minu vestluskaaslaseks täna on Tiina Tiitus ja teema armastus. Tiina, sa oled öelnud, et armastus on justkui koju jõudmise tunne. Mida see täpsemalt tähendab? No võib-olla see tunne, et ei pea enam otsima ja ongi selline mõnus rahulik tunne, et nüüd on nagu oleks koju jõudnud, sest väga paljudes suhetes ma vaatan, on ikkagi niimoodi jalg kergelt ukse vahel, eriti need, kes ei julge abielluda või ennast niimoodi täielikult siduda, et äkki on ikka kuskil midagi paremat. Kui tõesti on see tunne, et vaat nüüd
mul on hea rahulik olla, ma ei pea enam muretsema partneri otsingute pärast, äkki kas ta tahab mind või ta ei taha mind või äkki ta jätab mind maha, et siis nagu oleks jõudnud koju. Selline rahu, mõnus. Pikaaegne õnnelik suhe on pigem rahulik. Paljud arvavad, et see on selline lõputu kirg. Tiina, aga kuidas sa reastaksid mõisted usaldus, kirg ja romantika? No mul on väga raske neid reastada, et see usalduse teema näiteks tuleb ikkagi valusast kohast. Mulle ütleb see, et ma ei ole saanud usaldada, ma olen haiget saanud, et ma kindlasti pean saama suhte, kus ma saan usaldada. No mis paneb teisele poolele kohe sellise hästi suure koorma, et ole usaldusväärne ja et ma saaksin sind usaldada, sa pead tegema asju teatud viisil. Et üldiselt see küsimus on jah selline natuke, et usk, lootus ja armastus ja õige vastus on see, et kõige tähtsam neist on armastus. Ehk siis neid ei saa ritta panna, me ei saa panna lilli ritta, et milline kõige ilusam või on kõik vajalikud erineval ajal erinevas kohas. Aga milline on suhtes tõeline lähedus? No lähedus on alati tõeline, kui ta on lähedus. Et see on selline mõnus, tore, intiimne tunne, kus inimene tunneb ennast iseendana mõnusalt. Võib-olla isegi paremini kui üksi olles. Ja see on sügav austus teise kui inimese vastu ja huvi. Kui seda ei ole, siis suhe võib olla lühiajaliselt kirglik, aga kaua ta õnnelikult ei kesta. Aga kuidas üldse leida endale õige kaaslane? Kas kõigepealt peab iseendasse vaatama? Ma ei tea, mida see tähendab siis endasse vaatamine. No ma ei tea, vaatame endasse. Et see on üks selline asi, milles väga palju räägitakse, aga kuidas see päriselt käib, see endasse vaatamine, iseendaks olemine ja iseenda leidmine, noh, see ma ei tea, kuidas see päriselt käib. Et meil peab ikkagi see partner olema huvitav ja põnev. Ja isegi kui on huvitav ja põnev, kas ta siis kestab, et need on keerulised teemad ja nende taust on loomulikult selline väga pikk, seal on see ajalooline taust, miks meil suhted ei kesta, meie esivanemate suhted ja kuidas me siis nendele lojaalsed oleme. Et armumine tavaliselt käib väga lihtsalt, selle on loodus meie eest ise ära teinud, kehakeemia lööb meil nagu pea sassi, aga võt sealt edasi minna, et see on nagu see raske koht. Ja tänapäeva noored, kuidas nad suhtlevad omavahel, mulle väga meeldib ja just sellepärast, et praegu inimesed saavad olla isiksused ja võivad olla iseseisvad, et see on nagu niivõrd erakordne aeg, et seda ei ole saanud kunagi varem juhtuda. Õige kaaslase leidmine on suhtes justkui alustala, aga kuidas me teame, et süda räägib tõtt? No kui ei ole tõsi, siis ei ole südant kuulatud, et süda räägib alati tõtt. Ja nagu ma ka enne ütlesin, et me peame kõik suhted läbi tegema, mis on meile huvitavad ja mis meile tee peal ette jäävad. Et muidu me ei saa lihtsalt teada. Meil on vaja maitsta kõiki maitseid ja teha neid asju läbi, mida on vaja läbi teha. Tiina, sa elad väga värvikat elu ning samuti oled kunstimaailmas. Räägi mulle sellest meile lähemalt. No minul on tegelikult kunstnikuharidus, sellest on muidugi päris palju mööda, see on nüüd juba üle 30 aasta ja ma ei ole kunsti kunagi unustanud, kuigi ma olen sellest unistanud kogu aeg ja nüüd siis olen julgenud uuesti tegema hakata. Ja ma pean küsima, on igavene armastus võimalik? Ja muidugi, armastus ongi igavene. Kui on valus või kui ei meeldi, siis ei ole armastus, vaid on midagi muud. Et kui ma viimast raamatut nüüd kirjutasin, siis ma uurisin ka uurimustöid ja ka teadus ütleb seda, et seal 10-12, no seda protsenti ei oska keegi väga täpselt öelda, aga selline teatud protsent inimesi kogevad seda igavest armastust. Ja nende jutu järgi on isegi niimoodi, et nende see armumise ja armastuse tunne suureneb elu jooksul. Nii et see on võimalik. See on esimene asi, mida me võiksime ära endas muuta. Jah, see on võimalik. Ma õnneks kuulun nende hulka, et mul tõesti nagu nii meeldib mulle mu oma mees, et see on tõesti väga hea tunne. Aitäh täna hommikul meiega mõtteid armastusest jagamast, Tiina. Suur tänu teile külla tulemast. Suur aitäh. Nii nagu Tiina Tiitus ütles, siis igavene armastus on olemas ja armastus ongi see, mis annab elule tähenduse. Soovime teile hetki, mis on täis lähedust, soojust ja hellust selles igas vormis. Meie aga kohtume juba nädala pärast. Gold Time, sinu aeg särada.